Lepingi tõeniga ebaõnnestus. Donald Trumpi poolt välja kuulutatud relvarahu pikendamine ei toonud rahu, ei taasanud läbirääkimisi ega toonud kaasa islami revolutsioonilise kaardiväe tagasitõmbumist. Vastupidi, selle kolmapäeva 2026 aasta 22. aprilli esimestel tundidel ilmnes hoopis vastasseisu olukord. Külmunud. Ainult paberil USA poolt kehtestatud mereblokaadiga, täieliku umbusaldusega Teheranis ja üha tugevama lõhenemise tundega Iraani režiimi sees. Ma räägin sulle sellest kõigest kohe, aga praegu tahad sa kindlasti olla kanali tellija, et olla hästi informeeritud, saada reaalajas infot parima ajakirjandusliku kvaliteediga, mida kunagi nähtud, usaldades Milson Alvese Global. Seega juhtus järgnev. Trump nõustus Pakistani palvega pikendada vaherahu, kuid otsustas jätkata Iraani sadamate blokaadi ja nõudis, et Teheran esitaks ühtse ettepaneku. Aga see samm oli juba algusest peale haavatud. Ei Ameerika Ühendriikide delegatsioon, mida juhtis J.D. Vance lahkunud Washingtonist, ega Iraani pool kinnitanud oma kohalolekut Islamabadis. Hotell, mis oli ette valmistatud otsustavaks kõneluste vooruks, sai valmis, kuid läbirääkimised lihtsalt ei edenenud. Relvarahu pikendati ühepoolselt. Kuulutati välja vaherahu, kuid tegelikku kokkulepet ei saavutatud. Kõige karmima vastuseisu tõi esile tiib, mis on seotud islami revolutsioonilise kaardiväega. Kaardiväega seotud agentuur Tasnim teatas, et Iraan ei taotlenud relvarahu pikendamist ning kordas ähvardusi jõuga blokaad murda. Mahdi Mohammadi, Iraani parlamendi esimehe nõunik, väitis, et Trumpi poolt välja kuulutatud pikendus on vaid manööver, et võita aega ootamatuks rünnakuks ning teatas, et on aeg, et Iraan võtaks initsiatiivi. Samal ajal nimetas välisminister Abbas Araghchi Iraani sadamate blokaadis sõjateoks. See seletab ka ebaõnnestumise põhjust. Iraani kõva joone pooldajate jaoks ei ole aktiivse blokaadi tingimustes läbirääkimised, vaid alistumine. See kriis tuleb kõige selgemini esile Hormuzi väinas. Isegi pärast seda, kui Washington pikendas vaherahu, teatasid 3 laeva kolmapäeval Hormuzi väinas tulistamisest. Reuters teatas, et 3 alust andsid piirkonnas tule avamisest teada. Ja Associated Press teatas, et islami revolutsiooniline kaardivägi avas laevade pihta tule ning Teheran ei ole ametlikult tunnustanud relvarahu pikendamist. Teisisõnu, paberil räägitakse pausist, kuid meri põleb endiselt poliitiliselt. Relvarahu ei lahendanud kriisi, see lihtsalt muutis kriisi teistsuguseks, ohtlikumaks ja ebakindlamaks. Trump õigustas pikendamist, öeldes, et Iraani valitsus on tõsiselt lõhestunud ja nende juhid peavad jõudma ühtse ettepanekuni. See lause on keskne. Washington ei käsitle Teherani kui ühtset jõudu, vaid peab režiimi lõhestunud, surve all oleva ja ühtse hääleta juhtimiskeskuseks. Blokaadi säilitades näitavad Ameerika Ühendriigid, et nad tahavad just seda nõrkust ära kasutada. Mitte kohe rünnata, vaid karmistada majanduslikku ja poliitilist pitsitust seni, kuni teine pool on sunnitud kas järele andma või veelgi enam lõhenema. Seetõttu ei teki mõte, et riigipööre algab Teheranis, tühja koha pealt. See mõte tekib, sest läbirääkimiste ebaõnnestumise taustal hakkavad levima teated, et islami revolutsiooniline kaardivägi astub režiimi poliitilisest ja vaimulikust tiivast üle. Paljud uudised räägivad kaardiväelaste liikumisest pealinna tänavatel, plahvatustest Rashtis ja Teherani lõunaosas. Levivad kuulujutud, et president Masoud Pezeshkian, välisminister Abbas Araghchi ja Mohammed Bakr Khalifa AF on pandud koduaresti. See vajab veel kinnitamist. Sõjaväeline juhtkond püüab süsteemi üle kontrolli haarata, kuigi sama raport tunnistab, et osa sellest ootab veel kinnitust. Lisaks sellele märkis Reuters, et Iraani peamised juhid ei reageerinud tundide jooksul pärast Trumpi teadet ning kirjeldas olukorda kui skeptilist ja pingestatud. Riigipööre ei ole seega veel ametlikult kinnitatud, kuid märgid lõhenemisest hakkavad kuhjuma. Kuidas see lõhenemine avaldub? Keeles, vaikuses ja tänaval. Keeles, sest kaardivägi räägib sõjalisest vastusest, mitte kokkuleppest. Vaikuses, sest tsiviiljuhid reageerisid aeglaselt ja Iraani pool ei esitanud ühtset seisukohta. Ja tänaval, sest Associated Press jäädvustas kõva joone pooldajate tegevust, kus näidati rakette ja raketilansaatoreid, samal ajal kui Pakistani ametivõimud ootasid endiselt vastust. Üks teheranist selle kohta, millal delegatsioon saadetakse.
Iraani diplomaat kinnitas, et läbirääkimisi ei jätkata enne, kui blokaad on eemaldatud. See näitab, et võimukeskus on ummikus. Kõva liin näitab jõudu, diplomaatiline tiib kaotab mõju ja läbirääkimised jäävad seisma. Selle halvatuse mõju ulatub kaugemale kui Iraan. Reuters märkis samuti, et Euroopa Liit otsustas laiendada sanktsioonide kriteeriume, et mõjutada neid, kes blokeerivad väina. Nii et kui kokkulepe ebaõnnestub, ei tunne seda ainult Teheran, kogu maailm tunneb seda šokki. Praegu võidab selle arvelt aega Donald Trump. Ta väldib uut kohest pommitamist, hoiab maksimaalset survet, suudab avalikkuse ees jätta mulje, et andis diplomaatiale veel ühe võimaluse. Ja samal ajal seab ta islami revolutsioonilise kaardi raske dilemma ette. Või nõustub ta läbirääkimistega surve all, mis nõrgestab teda sisemiselt, või lükkab vaherahu tagasi ja süvendab muljet, et ta viib Iraani suuremasse isolatsiooni, majanduskriisi ja sisetülidesse. Iraani poolel mängib ka kõva tiib oma mängu. See lükkab pikendamise tagasi, sest teab, et vaherahu aksepteerimine ilma blokaadi eemaldamiseta tähendaks nõrkuse tunnistamist Ameerika Ühendriikide ees. Seetõttu käivad kokkuleppe ebaõnnestumine ja sisetülide algus käsikäes. Lõppkokkuvõttes varises kokkuleppe katse poliitiliselt kokku. Relvarahu pikendamise, mereblokaadi jätkumise, Iraani karmiliinlaste avaliku vastuseisu, rünnakute laevadele ja režiimi tippu tekkivate lõhede märkide korral on tulemus karm. Kokkulepe kukkus läbi, vaherahu muutus jõukatsumiseks ja Teheran jätab üha enam lõhestunud võimu mulje. Õhus on riigipöörde hõngu ning stabiilset juhtimist pole näha. Pane sellele videole like, telli kanal ja vaata lõpus kommentaare, et olla veelgi paremini seotud Milson Alves Global kogukonnaga.